Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat ja täna teeme natuke teistsuguse video. Täna räägime sellest, kuidas saada põhikooli lõpueksamil kõrged punktid. Kui oled valmis andma endast parima, siis vaata kindlasti see video lõpuni. Ma jagan teile palju kasulikke nippe ja soovitusi, kuidas kõige edukamalt valmistada ette, eksamit sooritades ja kuidas pärast tulemuste saamist käituda. Esimene samm on korralik ettevalmistus. Tuleb hoolikalt korrata just neid teemasid, millest sa käpp pole. Kui sul on mõni teema, mis tundub eriti keeruline, mis iganes see ka poleks, siis pühendu sellele kõige rohkem oma aega. Ära keskendu ainult sellele, mis on juba selge. Arenda oma oskusi seal, kus tunned end ebakindlalt. Järgmiseks on minu soovitus vaadata läbi kõik lõpueksami lahendamise videod. Te muidugi ei pea iga ühte vaatama, kuid see, et sa töötad oma mõttega kaasa või kasvõi teed videoga paralleelselt paberile lahendusi, see kõik tuleb sulle abiks, kui on eksam lõpuks käes. Järgmine asi on just ajaga seotud. Proovi ajaga mõõta, kui kaua sul võtaks lõpueksami lahendamiseks aega. Päris põhikooli lõpueksam kestab kokku 180 minutit. Võta kätte eelnevat aastat eksamid, aseta enda ette taimer ja lahenda eksam nii, nagu see oleks päris. See harjutus aitab sul paremini aja planeerimist hallata ja vähendada stressi. Kindlasti soovitan just need harjutused teha esimesena, mida sa kindlasti oskad. Näiteks ütleme, et lihtsustamine on sinu rida, siis alustadki just sellest ülesandest. Tavaliselt pikemad tekstiülesanded ongi just mõeldud ajude puurimiseks, mis saad jätta lõppu. Järgmiseks on öö enne eksamit, kus sa peaksid ennast korralikult välja magama. Hea uni enne eksamit on äärmiselt oluline. Väsinud aju ei suuda infot korralikult töödelda, seega väldi õppimist hiliste tundideni. Eksamiks õppimine ja teemade kordamine võib küll olla nädalaid ennem, aga viimased päevad soovitaksin sul rohkem vabamalt võtta. Mis siis veel võib inimesel koormavaks tulla, on ta emotsioonid. Proovi mitte närvitseda, mõtle seda kui tavalist tunnikontrolli. Lõpueksam võib tunduda hirmutav, aga tuleta endale meelde, et oled seda materjali juba mitu korda läbi õppinud ja harjutanud. Lähene sellele rahulikult ja keskendu ülesannetele ükshaaval. Nüüd räägime sellest, mida teha eksami ajal, et kõik läheks võimalikult sujuvalt. Esimeseks ja kõige tähtsamaks asjaks on su kalkulaator. Võtta kaasa piisavalt hea kalkulaator, kuid mitte graafiline. Veendu, et kalkulaator on lubatud ja et oskad seda hästi kasutada. Ilma kalkulaatorita sa kindlasti saaks eksamit läbi. Võttes arvesse kõik siinused ja koosinused, mis sinna sisse võivad tulla ja nii edasi. On kordi, kui õpetajad pakuvad ennem eksamit teistele oma kalkulaatoreid, kuid sa ei saa sellega alati arvestada. Mul oli omal eksamil juhtunud selline lugu, et keset eksamit sai mu kalkulaatori aku tühjaks. Mul polnud kunagi varem sellist asja juhtunud, aga õnneks oli mu õpetajal kastis kalkulaatoreid ja sain ilusasti jätkata. Nii et kindlasti tee omale kindlaks, et sul midagi sellist ei juhtuks. Järgmiseks on söök ja jook. Võtta kaasa joogivesi ja vajadusel snäkk. Veepudel ja kerge snäkk, näiteks šokolaad või pähklid, võivad aidata sul eksami ajal keskenduda ja energiat hoida. Ma pole kindel, kas iga kool lubab mingisuguse snäki kaasa võtta. Seda pead sa kindlasti ennem eksamit kindlaks tegema. Järgmiseks on vajalik sinu joonlaud, mall ja sirkel. Need vahendid on praktiliselt asendamatud. Eriti, kui eksamil tuleb lahendada geomeetriaülesandeid. Vahepeal, et ole kindel oma vastustes, saad näiteks malliga nurgad üle vaadata, kas tulevad sarnased vastused või näiteks joonlauaga vaatad üle küljed. Ning, et vältimaks rumalaid vigu, loe kõik oma tehted mitu korda üle. Kiirustades tehtud vead võivad kalliks maksma minna. Kui oled ülesande lõpetanud, loe oma vastused veel kord hoolikalt läbi. Eksamit tehes loodetavasti oled selleks ajaks juba oma aja planeerimist harjutanud. Alustades ülesannetest, mida sa kindlalt oskad, annab sulle enesekindlust ja säästab aega keerukamate ülesannete jaoks. Sealhulgas rääkides ülesannetest, proovi iga tehte juurde kirjutada täpselt, mida arvutad. Selgelt ja loogiliselt üles kirjutatud lahenduskäik võib aidata vältida vigu ja tagab, et sa saad punktid ka osaliste vastuste eest. Vahepeal oskad sa leida õige vastuse, kuid vale lahenduskäiguga. Siis võiksid vähemalt juurde kirjutada, mida sa proovisid teha. Ja kui eksam on lõpuks läbi ja edukalt lahendatud, on aeg end lõdvaks lasta. Sa oled andnud ennast parima, mis anda annab. Tunnusta ennast selle eest, et oled raske töö ära teinud. Pärast eksamit pole enam midagi, mida sa saaksid muuta. Nii et ära kuluta oma energiat muretsemisele ning ka pole hullu, kui jäänud oma tulemusega rahule, sest sul on veelgi suurem riigieksam veel ees. Kui põhikooli lõpueksam tulemus pole päris see, mida lootsid, ära heida meelt.
sul on veel võimalus riigieksamitel oma tulemusi parandada. Kõik kogemused on väärtuslikud ja aitavad sul tulevikus paremini toime tulla. Sellega jõudsime video lõpule. Loodetavasti said kas või natukene kasu või siis vähemalt tunned end julgemana eksamile astudes. Soovin sulle edu eksamil ja pea meeles, sa suudad seda.